Oleme rääkinud täna usust, oleme rääkinud lootusest. Jääb üle rääkida veel sellest kõige lihtsamast ja kõige levinumast inimlikust tundest ja samal ajal kõige tähtsamast. Nii või teisiti annab talle oma mõõte Viimsi koguduse, täpsemini Jaakopi kiriku koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Tere õpetaja! Tervist! Armastus. Mis on see teie keeles? Sest et ma enda arust aiman teadvat, mida üks armastus siin maailmas on teinud ja kohati on ta väga kaugel Jeesuse õpetusest. On üsna madalaks läinud, on üsna valimatuks läinud, on üsna sallimatuks läinud ja vaata, et isegi keelatuks. Võib vist öelda, et see arusaamine inimesel armastusest on ikka inimese võimete piires ju tegelikult. Ja kui sa ütlesid ka, et see on inimlik tunne, siis ma arvan, et tegelikult see inimliku tunde osa on armastusest üks ikka väikene killukene, üks väikene osa, mis on tegelikult armastusest üleüldiselt. Et Piiblis öeldakse, et Jumal on armastus. Te olete ka Eesti mereväe kaplan. Kas seal on pisut teist sorti seltskond kui Püha Jaakopi kirikus? No kindlasti mingil määral erinev, et iseenesest kaitseväes on inimesed võib-olla selles mõttes ka suurema missioonitundega või nad ikkagi soovivad anda oma panust ka selleks, et tõesti meie maa oleks kaitstud. Et kirikusse selles mõttes satub igasuguseid inimesi, et kellel võib-olla enda jaoks ka pilt näiteks nii selge ei ole ja on rohkem segaduses. Kui hästi te ennast oma koguduse ruumides, pean silmas Püha Jaakopi kirikut, siit mitte kaugel Viimsis tundsite, seda me käisime ka luuramas ja uurimas ja mulle tundub, et te tundsite ennast seal hästi, aga vaatame koos, kui hästi. Siin ilusas ja heledas ja moodsas, võiks isegi niimoodi öelda kirikus, märkab sisse tulles vähemalt 2 tuntud persooni. Loomulikult nimetame esimesena Jeesus Kristuse, sest see on tema ja tema isa koda. Aga teie selja taha jääb veel üks väga tuttav nägu. Miks just tema? Tema oli selle koja ehitamise patrooniks. Kui vana või kui uus see kirik praegu nüüd siis juba on? Kirik on pühitsetud 2007. aasta Jaagupipäeval ehk 25. juulil ehk on saanud 10 aastat täis ja natukene pealegi. Ajad muutuvad ja meie koos nendega tuntud roomlaste vanasõna. Nii on muutunud ka kiriku ja kirikute väline, aga ka sisemine arhitektuur. Jah, et selles mõttes ma arvan, et see kirik ongi ka üheks näiteks sellest, et tänapäeval võime me ka sakraalhoonet lahendada moodsas arhitektuuri võtmes, aga siin jäävad alles need olulised detailid, mis sakraalhoonest teevad sakraalhoone. Jah, meie kirikul on küll torn, aga torni tipus risti ei ole, vaid rist on hoopis kiriku katusel. Ja üks läbiv joon muidugi selle hoone puhul on see akendirida, mis on laes, kust paistab meile taevane valgus kogu aeg. Iga kirik ehitatakse eeldatavasti õigesse kohta. Mis oli siin 10 või rohkem aastat tagasi? Lihtsalt plats? Jah, Võsa oli siin tegelikult. Ajalooliselt on siin olnud üle tee asuva vana koolimaja kooliaed ja samas tegelikult see koht on omal moel Jumala poolt ära märgitud juba ammusel ajal. Siin kiriku ees on üks suur rändrahn, mis on pooleks või tegelikult 3 tükiks, kuna välk on sinna sisse löönud. Issanda sõrm näitas kätte, kuhu pühakoda ehitada. Tundub nii. See kindel linn ja varjupaik on tegelikult, nagu ma ütlesin, ka koraali pealkirja ja koraale teatavasti saadetakse orelil. Pikkamööda ma selle oreli juurde praegu tulla tahtsingi. Jälle üsna ootamatu, ütleme siis, arhitektuuriga, kui oreli kohta nii võib öelda. Ka see orel ongi sobitatud sellesse ruumi.
ka see on planeeritud koos arhitektiga, et milline see orel ka välja näeb, et ongi see hele puit ja ainult viled, selline minimalistlik väljanägemine nagu kogu see kirikuruum. Kirik ja orel koos ei valminud? Ei. Kõigepealt tuli kirik? Kõigepealt tuli kirik ja siis 10 aastat hiljem kiriku 10. aastapäeval sai pühitsetud orel. Mõeldi küll, et mingi väikene orel võiks siin olla, aga siis jah, alles mõned aastad hiljem tekkis see mõte, et ikkagi peaks täitsa korraliku oreli siia ka ehitama. Ja läks korjanduseks või kuidas see asi käis? Jah, võib öelda, et sellest orelist enamus on annetustena kokku korjatud. Enamus orelist on siis annetustena kokku korjatud. No räägime natuke rahast ka. Nii või teisiti peab pastor selle asjaga ka kursis olema. Mis see kõik kokku maksma läks ja kui palju sealt neid annetusi tuli ja kellelt? Kõik see oreli projekti kulu umbes kokku oli 180 000 eurot. Ja ma arvan, et võib öelda, et umbes 130 000 sellest summast on annetustena kokku kogutud. Oma tubli 2/3, kui mitte rohkem? Jah, umbes nii. Et võib ka võtta erinevate organisatsioonide toetusi mõningaid võib-olla nii-öelda annetusena, sest see on siiski hea tahte avaldus. Aga jah, ikkagi enamus oreli nii-öelda maksumusest on kokku korjatud tegelikult eraisikute annetustena. Kui need eraisikud ei oleks annetanud seda raha, siis võib-olla seda orelit ja teie kirikus ei olekski. Jah, selles mõttes praegu veel võib-olla ei oleks. Ehk kunagi võib-olla oleks see summa kokku saadud, aga see sündis 5 aasta jooksul, mis me raha tegelikult kogusime ja selles mõttes selle kohta võib öelda, et see on üks suurime. Näete siis, kallid annetajad, see raha läks asja ette ja praegu Viimsis Püha Jaakobi kirikus on just nimelt tänu teile see ilus, moodne, modernne, tänapäevane orel. See oli siis tänane saade. Rääkis millest? Usust, lootusest, armastusest. 3 meest, igalühel üks teema ja igalühel oma elutöö kestmas. Poleemikaks see läinud, sest et pole ju millegi üle polemiseerida. Proovime hästi elada, proovime ennast hästi tunda, proovime üles leida igaüks samamoodi nii usu, lootuse kui armastuse. Aituma vaatamast ja usku, lootust ja armastust. Ega orel ei olegi alati olnud kirikupill. Tegelikult möirgas ta sõjapillina hoopiski lahinguväljal, sest see kostis hästi kaugele. Alles hiljem kolis ta kirikusse. Kujutage ette, et just nimelt nii ja mitte vastupidi. Et kirikust peaks uuesti orel minema keset taplusvälja, et anda veriste lahingute järel märku meie võitsime. Igal juhul vedas meil kõigil, et orel nüüdsest kirikus on.